Tere hommikust! Käes on 21. oktoober ja aeg on anda ülevaade LHV Grupi 3. kvartali tulemustest. Tulemusi esitlevad LHV Grupi juhatuse esimees Mihkel Torim ja LHV Grupi finantsjuht Meelis Paakuu. Esitluse ajal on võimalik küsida küsimusi läbi Q&A sektsiooni. Küsimused võtame ette siis esitluse lõpus. Aga ilma pikemat sissejuhatust tegemata, palun, Mihkel. Tere hommikust ka minu poolt. Tere tulemast kõigile LHV 3. kvartali tulemuste tutvustamisele. Lugesin just globaalset makromajandusanalüüsi tervelt 4 tükki läbi ja kokkuvõte on see, et kindel on see, et mitte midagi pole kindel. Et ebakindlad ajad üldiselt majanduses jätkuvad. Aga kui otsida midagi positiivsest laiast maailmast, siis kindlasti on see, et nii Euroopa Keskpank kui ka UK Keskpank on mõlemad intressilangetused ära teinud. Hetkel tundub, et intressikeskkond on stabiliseerumas, mis on kindlasti hea märk meile, meie äritegevusele nii siin kui ka UK-s. Ja lisaks sellele, kui nüüd vaadata Eesti poole, siis ilmselt käesolev aasta pilt Eesti majanduses ei ole liiga hea olnud. Kokkuvõttes ilmselt räägime kasvust, mis on natukene üle nulli ja samal ajal on inflatsioon olnud võrdlemisi kõrge. Aga järgmise aasta perspektiivid pigem tunduvad olevat positiivsed. Enamus analüütikuid ootavad majanduskasvu kiirenemist, mis on kindlasti hea uudis meile. Mille pealt see majanduskasv tulla võiks. Loodame, et see on ikkagi tarkade ettevõtjate ja investeeringute pealt ja LHV-l on kindlasti väga oluline koht nende kõrval siin olla, nii et loodame siis kaasa aidata järgmisel aastal, et Eesti majandus tõuseks kasvule. Aga vaatame, kuidas me oleme siis toedanud majandust viimase kvartaliga. Oluline on see, et meil tegelikult kõikides segmentides on mahulised kasvunumbrid olnud väga head. Kui me räägime laenude kasvust, mis on siis kvartaliga tõusnud 236 miljonit, see jaotub päris kenasti ära UK ja Eesti vahel, et 60% sellest on Eesti kasv ja siis 40% on UK-st. Hästi positiivne on ka see, et hoiused on tõusnud. Oluline on rõhutada, et need on meie hoiused, meie klientide hoiused, ehk siis mitte finantsvahendajate osa me sinna sisse ei arvesta. Aga sellele lisaks finantsvahendajate maksed, mis on olnud pigem stabiilsed. Eelnevalt, et viimane kvartal on see äri tõusnud ka tõusule. Ja seal on banking services kontekstis, mis on ka juhtunud, on see, et seal on palju enam fookust olnud suuremate klientide peale, uute klientide peale. Kokkuvõttes tundub, et see strateegia võiks ka päris hästi meie edasist kasvu seal toedata. Lisaks on meie hallatavate fondide maht kasvanud 57 miljonit viimase kvartaliga, mis on ka nende hea töö tulemus olnud. Räägime sellest ka lähemalt hiljem. Ja pangaklientide arv, ehk siis me räägime siin Eesti pangast, et tõusnud 9200 klienti, mis on ka natuke kiirem kui teises kvartalis. Mõned positiivsed tunnustused, et Euromoney peale väikest pausi on jõudnud järeldusele, et ikkagi LHV on Eesti parim pank. Meil on selle ainult hea meel. Ja teine samuti, mis on meie jaoks väga oluline tunnustus, on Instari uuring, kus jõuti järeldusele, et enamus Eesti kogenud töötajaid näevad LHV-d kui kõige atraktiivsemat tööandjat. Üritame seda lippu kogu aeg kõrgel hoida. Kapitalituru uudised natukene ka, et ühelt poolt Moody's tõstis meie allutamata võlakohustuste reitingud, mis on meie edasise finantseerimistegevuse kindlasti abiks. Ja teiselt poolt me suutsime ka läbi viia väga eduka allutatud võlakirjade emissiooni, mis siis läks seekord rahvusvahelisele turule mahus 80 miljonit ja mille vastuvõtt oli väga hea. Ja kui liigume edasi,
vaatame, et kuidas need mahud tulemustesse on konverteerunud, siis nii nagu öeldud, et kui me räägime ärimahtudest, praktiliselt igas valdkonnas, mitte isegi praktiliselt, aga igas valdkonnas on meie mahud kõikide aegade tipus, rekordilised, aga teiselt poolt on meil jätkuvalt olukord, kus ka kolmanda kvartali jooksul intressitulud on küll nüüd juba stabiliseerumas, aga teiselt poolt, kui me räägime intressikuludest, siis nende tase veel mõjutab tulemust, nii et kokkuvõttes netointressimarginaal on madalam kui eelmine kvartal, aga olukorras, kus tulud on stabiliseerunud, siis me näeme ettepoole ka, et see kulude pool peaks hakkama sealt vähenema. Ehk siis, mida me võiksime eeldada, on see, et edaspidi intressimarginaal hakkab ka paranema. Ja jah, et räägime siis detailselt juba pankade kontekstis eraldi. Finantsprognoosi võrdlus, et praeguses seisus me oleme umbes täpselt 3% oma plaanist maas, aga nagu öeldud, et proovime sellega tööd teha, et siis 4. kvartalil tulemust parandada ja liikuda ikkagi selle finantsplaani täitmise suunas ja Meelis annab veel selles osas mõned kommentaarid juurde. Aga jah, kokkuvõttes, mis siit jätkuvalt on näha ka see, et ka septembri lõpu seisuga enamus mahte ongi seal tippudesse jõudnud, et see ei ole kusagil sealt kvartali keskelt. Nii, aga lähme edasi LHV Panga juurde, ehk siis Eesti Panga juurde. Positiivne on see, et nii laenude maht kui ka klientide hoiused on kenasti paralleelselt üles liikunud kvartalite lõikes. Oluline on ka see, et hoiuse platvormide osakaal ei ole viimasel kvartalil märkimisväärselt kasvanud, et see on ikkagi meie kliendid, kus need hoiused on tulnud. Ja kui me räägime laenudest, siis sisuliselt jätkub võrdselt kasv nii eraisikute kui ka ettevõtete poolel. Näha ja tunda on konkurentide survet, eriti kui me räägime eluasemelaenudest, aga oluline on see, et me ikkagi suudame oma turuosa kasvatada läbi erinevate tsüklifaaside. Ja Eesti Panga puhul siis ilmestab pilti seesama, millest ka nagu mida juba varem mainisin, et aktiivsus on kõrge, aga just see intressitulude ja netointressitulude tase, et on ikkagi kvartalist kvartalisse veel langenud. Kulud on samuti Eesti Pangas natuke kõrgemad. Kõrgemad on olnud turunduskulud ja kõrgemad on olnud ka personalikulud. Personalikulude koha pealt tahaks rõhutada seda, et tegelikult meie töötajate arv suures plaanid ei ole väga palju muutunud ja tegelikult, kust meie kulud tõusevad, on see, et me ikkagi palkame ka insenere ehk siis IT-insenere ja võtame sisuliselt ikkagi ette investeeringuid, mis me teeme selle nimel, et efektiivsust ja skaleeritavust tulevikus ka oluliselt kasvatada oma töö arvelt. Ja jah, et Eesti Panga puhul, mis ilmselt meie tulemust ka kõige rohkem mõjutab, saabki välja tuua seda, et ootame netointresside stabiliseerumist ja ootame, et viimane kvartal oleks juba stabiilsem ja tugev. Eesti puhul muidugi tahaks mainida ka seda, et kui teises kvartalis olid meil osa provisjone tagasi keeratud, kuna need olukorrad lahenesid, siis kolmandas provisjonide hulk oli taas positiivne, et siis provisjonid kasumit mõjutasid, aga see on ikkagi seotud paari üksiku kliendiga ja need provisjonide tasemed ei ole ka kuidagi erinevad võrreldes eelneva perioodiga. Aga lähme siis Ühendkuningriikidesse. Laenuportfelli kasv on olnud väga tugev. Viimase kvartali lõpuks oleme jõudnud 660 miljoni eurose portfellini
ja samal ajal, kuidas me seda peamiselt finantseerime, on nüüd need hoiuseplatvormid. Ühendkuningriikide puhul võib-olla positiivne aspekt on see, et neid hoiuseplatvorme on rohkem. Ehk siis seal on omakorda teatud konkurents, aga kus me tegelikult tahame välja jõuda selleks, et ka seda kasumlikkust UK-s parandada, on oma jaetoode, oma jaepakkumine, millega me oleme juba ka alustanud. Aga oluline on seda edasi arendada selliselt, et meie klientide arv ja aktiivsus seal peal ka märkimisväärselt kasvaks. Aga kokkuvõttes kasvutrend on laenude poole peal ikkagi väga positiivne olnud. Jah, et siit ainult kolmanda kvartali lõikes saabki seda välja tuua, et laenumahud on kõrged ja ülejäänud näitajad on ütleme siis plaanipärased, jõuame tegelikult sinna viimase kuu ja prognoosi võrdluseni ka. Et lihtsalt jah, et see ärimahu kasv on olnud suhteliselt suur täna lihtsalt selle ülesehitamise juures, et omakapitali tootlus on olnud suhteliselt madal, aga jällegi nii see intressikeskkonna muutus, investeeringud, mis me sinna ärisse täna teeme, võimalused, mis me tahame kasutada selleks, et finantseerimiskulu alla saada, selle toel peaks hakkama ka seal tootlused paranema. Prognoosi suhtes tegelikult on UK pank ees, on tulude poole peal ees, on ka kasumi poole peal kergelt ees. Lihtsalt jah, et selle mõju täna kogu grupile on võrdlemisi väike, aga tuleb anda aega. Kui mõeldud, kus me tegelikult mõned aastad tagasi selle tegevusega alustasime, et siis ei saaks öelda, et asjad pole kiiresti õiges suunas liikunud, lihtsalt tuleb edasi liikuda. Kindlustuses ärimahud on meil kasvanud. Kindlustuse turul on huvitav olukord, kus pool sellest on sisuliselt liiklus ja kasko, räägime siis Eesti turust, ja seal on korralik hinnasõda toimumas, ehk siis tegelikult turumahud eurodes on pigem alla tulnud, aga meie tulemus on kasvanud ja lisaks meil on suhteliselt mitmekülgne tooteportfell kindlustuses, nii et tänu sellele me suudame ka sellest võitlusest loodetavasti suuresti välja jääda. Tulemused on head, kolmanda kvartali puhaskasum on ootuspärane ja samuti omakapitali tootlus on kõrge, üle 30% ja minnes ütleme viimasesse kvartalisse ja järgmisse aastasse, et näha ongi, et see samuti konkurents on suhteliselt tugev, aga me näeme, et meil on võimalusi läbi erinevate toodete päris hästi leida üles ka need head segmendid, mis on kliendile kasulikud ja mis on ka meie jaoks mõistlikud. Nii et kokkuvõttes kindlustus liigub oma eesmärgist ees ja samal suunal ka jätkab. Räägime korra varahaldusest. Mis me siit näeme on see, et nende fondide tootlused Eestis on olnud konkurentide selgelt tugevamad. Näha on, et on tehtud õigeid otsuseid selles tsüklis, et ühelt poolt on kasutatud väga edukalt dollari riski maandust, teiselt poolt on toodud sisse ka portfelli väärismetalle, mis on väga hästi lisatootlust pakkunud, nii et vahe konkurentidega püsib ja investeeringute tiim on kindlasti teinud selles osas väga head tööd. Asi, millega me ei ole rahul, on küll klientide arv ja need müügiprotsessid seal juures, aga sellega käib jätkuvalt töö ja loodetavasti ka need numbrid on stabiliseerumis. Ja jällegi, kui vaadata fondide tootlust konkurentide vastu, siis miks ei peaks? Tulemuste osas liigutakse plaanipäraselt, nagu näha ka, et see viimase kvartali netovarade mahud on tõusnud. Nad on hetkel ka tipus võrreldes kogu selle varasema perioodiga ja tulud samuti. Ja finantsplaani osas liigutakse pigem enam-vähem selles joones, nagu oli ka planeeritud.
Nii et mis me siis kokkuvõttes järeldame, et intressikeskkond meie jaoks võiks olla stabiliseerumas. Mahud on meil selle aasta jooksul, 9 kuu jooksul korralikult kasvanud, seda kõikides olulisemates segmentides, et näeme head perspektiivi edaspidiseks, samas keskkond on keeruline, et peame olema ka valmis selleks, et konkurentsisurve teatud tootesegmentides veel püsib, aga sellegipoolest me soovime Eestis näha kasvu, me soovime UK-s näha edasist kasvu ja loodame seda kasvu ka saavutada selliselt, et meie kulubaas ei peaks selle käigus oluliselt tõusma. Aga siis annaks sõna Meelisele, kes siis omalt kommenteerib riskikapitaliseerituse poolt. Aitäh! Nii, mõne sõnaga ka riskidest ja kapitaliseeritusest hakkame tavapäraselt kapitalist. Et sõnumid on sarnased, nii nagu viimastel aegadel meil olnud on. LHV Group on hästi kapitaliseeritus. Meie mustad jooned on need, kus on siis nii-öelda regulatiivsed numbrid ja rohelised jooned on need, mis meie sisemised numbrid. Et sisemised eesmärgid ja siis nii-öelda igal kihil on päris suured ilusad puhvrid peal. Et seega kapitali LHV-l on päris palju. Et mõnes kohas isegi võib tekkida küsimus, et miks meil on siin nii palju lisapuhvrid, aga siin on natuke see teema, et me oleme viimased tehingud teinud väljaspool Eestit. Et Eesti turg on eriti allutatud laenude ja siis Embrel võlakirjade jaoks on natuke väike ja kui me teeme väljaspool Eestit, siis seal on miinimumsummad ees ja me läheme teeme küll tihti neid miinimumsummasid, aga need ka meie mõttes on natuke rohkem, kui me tahaksime. Et seega mingid tehingud on sisuliselt ette tehtud, et meil maksame tagasi alles järgmise aasta alguse poole mingit järgmise emissioone, aga nii-öelda uued on juba kohal. Siis likviidsuse finantseerimine, et pilt on ilus, et suhtarvud on head. Likviidsuse kattekordaja on 180%, kui me võtame siit Banking Service'i hoiused välja, siis või finantsvahendajate hoiused välja, siis nii-öelda see jõuab 300%-ni. Regulatsioon ütleb, et peab olema üle 100%. Meie tüüpi pangal, universaalpangal võiks olla kuskil 150-160 lähedal, et nii-öelda oluliselt kõrgema likviidsusega. Teiselt poolt, nagu Mihkel mainis, et nii-öelda, et me siiski, eriti just Eestist nii-öelda, et ikkagi veel natukene võtsime platvormi hoiuste infot või platvormi hoiustelt hoiuseid juurde. Mitte palju, aga hästi natukene ja see on suuresti seotud ühe Euroopa Keskpanga poolt kehtestatud suhtarvuga ja see suhtarv on väga seotud sellega, et kas hoiused on tähtajalised või mitte. Kuna intressid langevad, siis nii-öelda tähtajaliste hoiuste osakaal langeb ka, mistõttu siis see suhtarv näitab natukene kehvemat pilti, ja siis me kaasasime lihtsalt tähtajalisi hoiuseid platvormide pealt, mis on kallimad, mis mõjutavad siis ka meie kasumlikkust. Aga antud suhtarv muutub meil järgmise aasta algusest ja siis see probleem kaob. Siis me saame sellised platvormi hoiuste osakaalu Eestis päris palju allapoole tõmmata. Kui vaadata laenude hoiuste suhet, 70%-line joon, väga okei. Kui me võtame jälle finantsvahendajad välja, siis nii-öelda 86, nii-öelda, et selline, et arvestades, et meil on pandivõlakirjad ka finantseerimisallikuna, siis 86 on vägagi viisakas tase, nii-öelda võime ka natuke kõrgemale minna. Ja tagasi natukene. Nii, kolmanda slaidina näitame laenuportfelli kvaliteeti, et siin esimese kvartali jooksul me olid need kaks suuremat klienti, kelle me siis klassifitseerisime mittetöötavaks.
Need iseenesest 11-2 probleemist on paberi peal lahendatud, teine nii-öelda veel jätkub, aga nii-öelda isegi see paberi peal lahendatud juhtum, ta ei tule siit nii-öelda mittetöötavast laenuportfellist, et kolmandast faasist kiiresti välja. Siin läheb 12 kuud enne, kui me saame teda siis sealt, isegi kui klient maksab perfektselt, ühtegi võlgu ei ole, nii-öelda me ikkagi näitame teda kolmandas faasis. Ehk seega portfell läheb paremaks, nii-öelda me näeme, et kolmandas faasis olevate laenude määr kahaneb. Meil selliseid üle tähtaja olevaid laene on väga vähe, aga nii-öelda suhtarv ikkagi nii-öelda oluliselt kõrgem kui see, mis meil siin aasta aega tagasi oli. Aga see on üks pool pildist. Teine pool pildist on see, et kui palju meil tegelikkuses allahindlusi on erinevatest kvartalidest tehtud. Ja kui vaadata siin, et nii-öelda, et kolmandas kvartalis 0,1%, väga hea number. Et meie krediidi kvaliteet on tegelikult väga, väga hea. Ja portfelli jaotus ka, et nii-öelda siin on nii-öelda see pilt ütleb suuresti seda, et tegemist on universaalpangaga, et nii-öelda meil ei ole, kui varasemalt sai LHV-d vaadata, et me olime ettevõtete poole kaldu, siis tänaseks on eraisikute osakaal juba 36% laenuportfellist, et seega ei erine märkimisväärselt oma pildiga siis siin lähedal olevatest Rootsi pankadest, et suuresti väga sarnane. Võib-olla eraisikute laenuportfelli natukene see saab osakaalu mõttes suurendada, et aga suuresti see oleme nii-öelda sellises standardse universaalpanga pildina. Ja Mihkel mainis alguses, et peaksin rääkima korraks kasumlikkusest. Eraldi slaidi selle kohta ei ole, aga siis räägin, et kolmas kvartal oli intressitulude mõttes kõige keerulisem kvartal. Meie laenuportfellides olevad intressid jõudsid kolmanda kvartali lõpuks turuintressidele järgi. Samas passiva poole hoiused liiguvad aeglasemalt. Hoiuste intressid ei lange samas tempos, et seega meil olid kuni kolmanda kvartalini oli sellel aastal kogu aeg selline surve, et aktiivad intressid kukkusid kiiremini, samas passivas nii-öelda aeglasemalt kogu aeg intressitulu vähenes. Ja teine pool sellest pildist on, et pankadevaheline konkurents on päris tubli, et seega ka nii laenuportfellis olevad marginaalid on väiksemad kui aasta tagasi, kui ka hoiuste poole peal olevad intressid, mida siis klientile makstakse, on natuke kõrgemad kui suhteliselt kõrgemad vastu turuintressimäärad. Et seega meie enda marginaal on natuke väiksem. Samas me näeme, et nii-öelda, et me oleme kolmanda kvartali lõpuks sellest madalpunktist läbi saanud, et nüüd edasi on nii-öelda oodata, et neljandas kvartalis pilt hakkab parem. Nii läbi mahtude kasvu kui ka siis nii-öelda läbi selle, et meil meie suhteline marginaal peaks hakkama grammi võrra kasvu. Ja sellega tõmbaks mina enda poolt kokku, kutsuks Mihkli tagasi ja võtaksime küsimusi. Ja, tänud Meelis, tänud Mihkel, vaatame ka korra chati aknasse. 2 küsimust tulnud. Tuleb veel, nii et jah, kellel on küsida, siis küsige nii. Loen siit kohe natuke pikema küsimus ette. LHV toob esimest korda oma ajaloos välja, et konkurentsist tulenev surve marginaalidele avaldab negatiivset mõju panga majandustulemustele. Kirjeldage täpsemalt, mis segmendis ja kuidas turuolukord muutunud on. Kas võib prognoosida, et NIM kukub praeguselt 2,4% tasemelt tagasi 1,7–2% juurde, kus oli enne viimast intressitsüklit 2021-2022 aastal? Ma siis võtan selle, et nii-öelda, et ma arvan, et me oleme selle enam-vähem selle madalpunkti oma nimi osas ära näinud. Võib-olla ja väikesed muutused on, aga midagi drastilist enam siin nimi osas tulla ei tohiks. Nii-öelda, et kui me vaatame, kus kohast tulevad muutused, siis muutused on tegelikkuses või pankadevaheline konkurents, siis nii-öelda pankadevaheline konkurents on
kogu laenuportfelli ulatuses, et me räägime sellest, kuidas on erinevad pangad toovad erinevaid kampaaniaid eluasemelaenu poole peal, et me ei räägi täna 2% marginaalist eluasemelaenudele, räägime oluliselt madalamatest numbritest. Küll ma ei usu, et eluasemelaenudel satume hinnasõtta, mis oli kuskil seal aastal 2006-2007, sest see tähendas ikkagi pankadele endale, kõikidele, kes selles osalesid, suuri kahjumeid. Et seega ma arvan, et nii-öelda, et me hetkel olemegi selles enam-vähem madalpunktis sealpool. Ettevõtete poole peal on tavapärane konkurents, et nii-öelda, et on sektorid, mis on tavaliselt seotud tootmisega, et kus on pakkujaid on rohkem kui soovijaid. Ja seega konkurents on tubli nii-öelda ja hinnad seega ka klientide mõttes natuke madalamad. Ja võib-olla lisaks nii palju, et meie plaan on jätkuvalt turul kasvada ja meil on oluline oma kriitilist massi ka tegelikult turul kasvatada. Et see, et me oleme praegu sügisel sellises faasis, siis pigem me näeme, et saame siit läbi kasvada. Kokkuvõttes on meie tulule ja kulule pikas perspektiivis kasulik, et me kindlasti ei taju seda, et me oleks ebamõistliku hinnakonkurentsiga kuskile kaasamine, mis on ikkagi kaalutletud tasemed ja otsused. Küsin sulle, Mihkel, selle küsimuse ära, see on sarnane natuke, mis sa siin mainisid, et küsimus sulle kui uuele juhile, et mis on olnud 3. kvartalis fookuspunktid peale ametisse asumist ja kuhu läheb fookus järgnevatel aastatel? Väga hea küsimus. Fookuspunktid on olnud esiteks sellele, et kuidas seda UK kasvu finantseerida, et sellest läbi hammustamine, et nagu ma mainisin ka, et see jaepoole kasv on seal oluline komponent. Ja tegelikult, millele ma olengi keskendunud, on see, et mis need suunad on, kuidas me kasvada saame, mis on need investeeringud, mis me peame tegema selleks, et saavutada sellist nagu hästi skaleeruvat kasvu nii Eestis kui ka UK-s. Aga selle plaani osas me tegelikult, mis ta on siis veebruari alguses, kui on uue finantsplaani avaldamine, et siis me tegelikult võtaks ka ette need strateegilised suunad ja tegevused konkreetsemalt, mis siis meie edasist efektiivset kasvu peaks ka selgelt toetama, ka selle nagu vundament olema. Aga jaepool eelkõige on olnud see. Selge pilt, siis on küsimus veel, et kevadisel koosolekul, jätkame UK teemadel, kevadisel koosolekul käis läbi UK panga spin-off variant. Kas selle osas on arenguid ja kuidas mõtlete potentsiaalse UK panga spin-offile ja mida seal juures kõige olulisemaks peate? Hetkel meil ei ole spin-offi laual. Hetkel ongi rohkem laual see, et kui me mõtleme nende jaepakkumise arendamise peale, et kas me saame seda teha efektiivsemalt näiteks ühiste ressurssidega Eestis kui ka UK-s ja kui me seda juba teeme, kas me tegelikult suudame ka Eestis digitaalset pakkumist oluliselt paremaks teha, et pigem otsime sealt sünergiat. Aga hetkel seda laual ei ole, kas meil midagi lisada? Ei, hetkel ei ole laual. Lähme edasi, küsimusi natuke veel. Kuidas jaguneb 32% kinnisvara osakaal laenuportfellis elukondliku kinnisvara ja ärikinnisvara vahel? Oskate öelda? See on selles mõttes hea küsimus, et kuna see eriti just ärikinnisvara osa on väga kinni selles, et kas parasjagu mingi arendus on tagasi makstud või just tehakse, siis nii-öelda, et võib-olla ütlen seda enam-vähem sellises võtmes, et 1/3 on eluasemetega seotud, 1/3 on kinnisvara arendusega seotud ja 1/3 on rahavooga kinnisvara. Selge võit. Lähme edasi töökulutustest. Võib lugeda, et plaan on ehitada uus globaalne pank. Millal sellest täpsemalt räägite? Seal on, tuleme tagasi sinna, et kust see initsiatiiv tuleb ja see ongi tootearenduses. Ja eelkõige see lähteüles ongi see, et kui me näiteks teeme UK-sse jaepakkumist oluliselt paremaks, me lisame sinna kogu aeg uut funktsionaalsust, et kokkuvõttes, kas me suudame jaepanga digitaalset platvormi selliselt üles ehitada, et me suudaksime seda vajadusel ka kusagil mujal turul kasutada, aga selles osas meil ei ole veel mingeid otsuseid tehtud, et pigem on see tuleviku kindlustamine tootearenduse vaates ja enda jaoks nagu võimaluste loomine.
Jätkame. LHV on ülekapitaliseeritud. Kas plaan on sellesse UK panga suuremate laenumahtude abil sisse kasvada või maksta suuremaid dividende? Kui niipidi vaadata, siis nii-öelda meie hea meelega kasutaks seda oma Inglismaal olevat panka palju kiiremini. Aga tänane kasvu funktsioon on seal kinni meie enda organisatsioonis, kus me ise tunneme ennast hästi ja teiselt poolt ka selles, et kus kohast me leiame finantseerimisallika. Me kindlasti ei taha ehitada 10 miljardilist portfelli niimoodi, et meil ei ole väga head jaepanga lahendust. Tegeleme sellega, aga see natuke paneb piiri ette, et kui kiiresti me Inglismaal kasvame. Aga seega meil kapitali natuke on, et kindlasti me vaatame erinevaid võimaluse ringi, et kus kohast kas seda kapitali vähendada või siis ära kasutada. Sest siin just tuli ka küsimus, et mis plaanid on üleliigse omakapitaliga, et parandada roed? Kõik need plaanid, mis saavad tulla tegelikkuses valdavalt tähendab seda, et seal on mingisugune aktsionäride otsus vajalik. Täna meil ei ole ühtegi aktsionäride otsust siis silmapiiril, et seega lahendused võivad tulla seal alles märtsikuus. Mihkel, küsimus arvatavasti sulle. Milline on juhtkonna vaade aktsiate tagasiostudele? Kas on mingi tase, kus kaaluta agressiivsemat aktsiate tagasiostu, näiteks Dutch auction stiilis? Ma ei teagi, kas see küsimus mulle või Meelisele. Me ei ole hetkel, meil on üks konkreetne mandaat, mis on meile antud. Selle raames toimetame. Kindlasti ma ei saa rahul olla aktsia hinna tasemega praegu ja kindlasti me peame ise selle nimel siin kõvasti tööd tegema, et ka seda tähelepanu ka rahvusvaheliste investorite silmis kasvatada. See nüüd läheb juba nagu teemast natuke kõrvale, aga tahtsin selle lihtsalt ära mainida. Mis puudutab tagasiostu programmi muutmist, on sul... Meil ei ole probleemi kasutada ka Dutch või Hollandist siis oksjonil lähenemist. Täna me ei ole seda niipidi teinud. Meil aktsiaraamatud on avalikud, seega te võite, igaüks võib vaadata, kui palju on LHV aktsiaid tagasi ostnud. Need on siis aktsiad, mis asuvad aktsiaraamatus LHV grupi nimel. Meil on ka see, mida me aktsionäride käest küsisime kevadel, oli seotud aktsiaoptsioonidega ja selles ulatuses me oleme vastavalt plaanile käitunud, et me plaanime kokku lepitud summa ja mille peale on meil ka Euroopa Keskpanga luba, et need turu pealt kokku osta. Meelis, üks küsimus. Kas enne tähtsaegselt hiljuti lunastatud eraisiku ligipääsuga võlakirjadele on oodata käesoleva või järgmise kvartali jooksul asendusemissioon? Osaliselt ma juba vastasin sellele küsimusele läbi selle, kui ma ütlesin, et meie viimased emissioonid on läinud rahvusvahelise turule. Ehk LHV on natukene Eesti turult kaasatavate emissioonide jaoks liiga suur. Eesti turg on ikkagi piiranguga, mistõttu just mahulise piiranguga. Ma arvan, et kui siis me teeme need üksikud emissioonid vastu Eesti turgu, aga see on rohkem selline turunduse eesmärgil, mitte siis finantseerimise eesmärgil. Ja võib-olla lisada siin, et kokkuvõttes, kui me leiamegi hea võimaluse teha väiksemat mahtu Eesti investorite vastu, kindlasti seda kaalume, et lihtsalt jällegi võib-olla tuua see näide 80 miljonilisest emissioonist, et on täpselt selline maht, mida puhtalt Eesti aeg on keeruline ära katta ja kokkuvõttes me saime sealt päris hea hinnastamise efektiivsuse, aga veel kord, et me leiame hea võimaluse, siis kindlasti seda ka kaalume. Ja mulle tundub viimased 2 küsimust lähevad siia esimese küsimuse juurde tagasi, ehk see NIM. Ootate NIM-i stabiliseerumist järgnevatel kvartalitel. Kas see tähendab, et finantseerimiskulu hakkab edaspidi langema tänastelt tasemetelt?
Ja, vastus on selge ja sel lihtsalt põhjusel, et kui me vaatame aktiva pool on turuintressilt järgi jõudnud, põhjuste pool veel mitte, et põhjuste poole peal ja siis ka emiteeritud võlakirjade poole peal iga järgne emissioon on natukene odavama hinnaga. Et seega passiva pool muutub suhteliselt odavamaks. Ja teine küsimus selle nimi juurde, et nimi arvestades, mis on tehtud 2026. aasta kasumi prognoos? 2026. aasta kasumi prognoos. Me uuendame seda siis niimoodi, et me avaldame selle veebruari alguses. Nii kaua me räägime sellest, mis on avaldatud 2025. aasta veebruaris. Et selles kohas vastus on, et ei ole seda muutud. Ja viimase küsimuse, mis just siia popsas Mihkli juurde tagasi mainisid, et LHV aktsiahinnaga ei saa täitsa rahul olla, siis miks ei osteta aktsiaid agressiivsemalt tagasi? Viimane. Sest et meil on programm selliselt vastu võetud, et me ei, veel kord ma saan aru, et meil ei ole täna ka seda mandaati, et see on ilmselt küsimus, mida me peame arutama, et mis me peame seda taga. Teistpidi, jällegi ma arvan, et meil on ka väga palju tööd, mis me saamegi teha nii selle investor kommunikatsiooni osas ka nagu väljapoole, aga sinna me tuleme tagasi, et me ikkagi sätime natuke oma plaane ja siis jõuame sinna. Meie eesmärk ei ole ju seda turgu täiesti ära kuivatada ka pidi, aga point taken. Aga sellise küsimusega mina saan vähemalt siit omalt poolt lõpenuks lugeda, sest küsimusi rohkem tulnud pole, aga minu poolt kindlasti suured tänud kõikidele kuulajatele, vaatajatele ja küsijatele. Tänud teile, Mihkel ja Meelis, ja ma arvan, sellega saamegi tänase investor kohtumisele joone alla tõmmata, nii et veel kord aitäh kõikidele. Aitäh, head päeva!